Tere tulemast, daamid ja härrad, jälgima siit Eesti Energia peamajast Tallinnast Facebook Live'i ehk otseülekannet Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteriga, et saada vastust kõikvõimalikele erinevatele vähem ja rohkem põletavatele küsimustele, mis on viimase kuu või kahe jooksul tekkinud ja võib-olla mis on eriti aktiivselt nüüd muutunud põletavaks, kui värsked elektriarved on kätte tulnud. Pange need kõik oma küsimused teele Eesti Energia Facebooki kodulehele ja sinna on juba ilmunud ports, mida me hakkame siin kohe ette kandma ja jälgime neid online'is ja tuletame seda ka meelde ja kiidame kõiki neid, kes on juba oma küsimused teele pannud. Tervist, Hando! Tere hommikust! Oled sa valmis selleks, et siin võib tulla väga teravaid küsimusi? Ma olen valmis ja tegelikult ka suur tänu juba nende küsimuse eest, mis on laekunud ja kui teravust ei oleks, siis poleks sellel tunnil ju pointi. Et ma arvan, et see ongi asja mõte, et ka kõik kõige raskemad küsimused saaks ära vastatud. Oskad sa juba praegu öelda, palju sa oled samal teemal intervjuusid andnud viimase paari kuu jooksul? Olen, aga see on minu töö ja kuna praegu energiateema on selgelt ühiskonnas üks kõige põletavamaid teemasid, siis tulebki selgitada, tuleb arutada, tuleb nõu anda, kõige olulisem mõelda, et mida siis teha, et sellised olukorrad ei korduks. Aga hakkame otsast minema. Võtame kõigepealt sellise nagu konteksti. Kus Eesti täna oma elektritootmisega on? Kus me tuleme, kuhu me jõudnud oleme? Et me räägime energiakriisi, et sõnastaks siis kõigepealt ära, et mis see kriis on. No selge on see, et hüppeline hinnakasv, väljakannatamatud hinnad, ootamatu, väga oluline kulude kasv tarbijate nii eraklientidele kui tööstustele, mis põhjustab ka kogu elu kallinemise inflatsiooni Eestis, tegelikult kogu Euroopas on tõesti enneolematu ja seda võib kriisiks nimetada küll. Et kui võtta, mis siis on juhtunud, elekter eelmisel aastal 2021 maksis üle 2 korra rohkem kui aasta varem, aasta 2020, aga detsembris 2021 maksis ta üle 5 korra rohkem kui aasta varem detsembris. Ja 202 eurot megavatt-tunni eest on absoluutselt elektri avatud turu kõige kõrgem tase. Sellist ei ole mitte kunagi olnud ja kui me nüüd tõesti tarbijatena võrdleme oma arvet, mis ta oli siis detsembris 2020 või mis ta oli 2021, see oli kordades suurem ja see on nüüd kahest asjast. Esiteks see sama üle 5 korra kallinenud elektri hind, aga samas ka me nägime kaunist talve detsembris ehk siis energiatarbimine oli suurem. Ja kui me nüüd siia juurde paneme gaasihinnad, mis on veelgi rohkem tõusnud umbes keskmiselt niimoodi 8 korda ja paljud tarbijad kasutavad siis gaasi ka veel kütmiseks, lisaks on gaasil mõju omakorda ka elektrihindadele, siis see kokku on põhjustanudki sellise meeletu kulude kasvu. Kui me korraks mõtleme, et kust kohast see elekter tuleb, mida me tarbime. Eelmisel aastal Eesti tootis umbes 72%, natukene üle 2/3 tarbitud elektrist ise, millest omakorda 84%, siis väga suure osa tootsid Eesti Energia erinevad tootmisüksused. Nii et väga palju on põhjust Eesti Energia otsa vaadata, et miks ta siis ei tootnud rohkem, eks ole, kui nõudlust oli ja sellest me kindlasti ka räägime. Aga kui me räägime, et kust tuleb odav elekter, siis täna on fakt see, et odav elekter tuleb sellistest tootmisüksustest, mis emiteerid CO2. Sellepärast, et CO2 ehk siis paha heide, mis millegi põletamisega kaasneb, see on täna väga kõrgelt maksustatud seoses sellega, et Euroopas on otsustatud, et me tahame 2050 jõuda nullemissioonini, maksab umbes 100 eurot tonni kohta. Ja kui me näiteks Narva elektrijaamast toodame elektrit, toodame 1 megavatt-tunni, siis õhku me paiskame üle 1 tonni CO2. Nii et kui me räägime, et mis see meie elektri hinnale tähendab umbes 120 eurot tänaste hindadega 1 megavatt-tunnist ehk 85% meie muutukuludest on tegelikult siis keskkonnamaksud ja põhiliselt CO2 maks, nii et sealt väga odavat elektrit täna ei tule. Kuigi me oleme seal väga palju elektrit tootnud viimastel kuudel. Et odav elekter tuleb tuuleparkidest
ja siis päikesejaamadest. Aga tuleme korra täitsa siia algusesse tagasi, sest see sama küsimus, et mis nüüd eelmisel aastal siis ikkagi juhtus, on üsna levinud. Et miks ta nüüd ikkagi selle hüppe eelmisel aastal tegi? 3 kõige olulisemat sellist punkti. Noh, kõigepealt see, et tarbimine suurenes. Tarbimine suurenes võib-olla, kui me pikas ajahorisondis vaatame, siis mitte isegi nii palju, aga meil ju majandustsükkel käis 2020 kukkus täitsa vee alla. Meil oli SKP suur langus ja räägiti, et 23-24 hakkab taastuma, et jõuame sinna, kus me olime siis enne COVID-i kriisi. No tegelikult oleme täna sellest juba üle, nii et toimus hästi kiire vee taastumine ja kõikides tarneahelates tegelikult näeme probleeme. Keegi ei olnud selleks valmis, et toimub nii kiire taastumine. Ehk et koroonaga kukkus hästi kiiresti ja hästi kiiresti taastus, milleks ei olnud tegelikult väga paljud tarnijad ei Eestis, Euroopas ega globaalselt ei olnud valmis. Me näeme tarneahelates probleeme massiivselt igal pool. Ja natukene see võib-olla puudutab ka energeetikat. Lisaks ütleme, on kindlasti poliitilised meetmed ja poliitiliste meetmete all ma just mõtlen siis fossiilsete energiaallikate hästi tugevat maksustamist. Aga see on pikalt kokku lepitud nüüd plaan, et me peame kuidagi sinna nullemissioonideni jõudma, et jah, seda me ju teadsime, et see tuleb. Ja kolmas, mitte võib-olla väga vähe oluline asi on ka ilm, et ilm järjest rohkem energeetikas mängib rolli. Ilm on midagi sellist, millega me peame leppima, et seda me mõjutada ei saa. Et kui varem ilm mõjutas tarbimist, et kraad külmem temperatuur, me teadsime täpselt palju tarbimine, energia tarbimine suureneb, aga täna mõjutab ta järjest rohkem tootmist. Hüdroenergia, Põhjamaad üle poole energiast tuleb hüdroenergiast, tuuleenergia palun väga, eks ole, kui on palju tuult, tuleb palju odavat elektrit turule, mõjutab selgelt hinda, järjest rohkem ka päikeseenergia. Täna Eestis on 10 000 päikeseelektrijaama, et juba täna hommikul siin päike paistis, ma olen kindel, et oli juba tunda, et Eestis tuli ka päikesest elektrit. Kas ma saan sust õigesti aru, et kui ei oleks koroonat juhtunud, ei oleks ka võib-olla sellist hinnahüpet toimunud? See oleks mõjunud kahte pidi, et esiteks me ei oleks näinud nii madalaid hindu aastal 2020. Ehk see võib-olla natukene uinutas, et kuna tööstus kukkus, tarbimine kukkus ja ütleme, et ka energia tarbimises oli selline üsna suur šokk, et kõik tegi kriisiplaane, kaasa arvatud Eesti Energia, et vaatasime kulusid üle, vaatasime investeeringute plaane üle ja loomulikult, kui majandus on sellises tsüklis, seda teevad kõik ettevõtted. Ja nüüd korraga toimus selline taastumine, nii et me nägime selle tõttu hästi madalaid elektrihindasid, et ütleme viimased 2-3 aastat meil ongi olnud energiahinnad väga madalad, osalt seotud ka selle sama koroonakriisiga ja nüüd hästi kiire taastumine, mis siis omakorda tekitas palju nõudlust ja viis ka hinnad üles. Nii et võrdlusbaas oli madal ja välja tulime hästi kõrge hinnaga. Jaan küsib, miks on meil hinnad võrreldes naaberriikidega põhjas niivõrd kallid? Raimond küsib samast kategooriast, miks on soomlastele elektri hind täna 30% odavam kui eestlastele? Ja, et hästi lihtsalt öeldes nendes hinnapiirkondades, kus hind on odav, on piisavalt või oluliselt rohkem kui meil neid samu odavaid elektritootmise võimsusi. Ja kui me räägime, mida põhja poole me läheme, need on paljuski hüdrovõimsused, järjest rohkem tuulevõimsused, Soomes siis ka tuumaelektrijaamad. Ja miks see odav hind ei jõua siia? Ta ei jõua siia sellepärast, et ei ole piisavalt ülekandevõimsusi. Nüüd jälle, et kui me pärast räägime ka turust, kuidas see turg toimib natukene lähemalt, aga meil on nagu 2 võimalust mõelda. Et üks on see, et ehitame siis rohkem ülekandevõimsusi, aga teine on kindlasti see, et meil peab ka endal olema neid odava elektritootmisvõimsusi oluliselt rohkem. Ehk minu selline hästi lihtne nagu eesmärk, mida ma olen ka öelnud nii-öelda poliitika kujundal, et meil võiks olla selline olukord, et kui vähemalt tuul puhub, ei tohiks meil kunagi olla elekter kallim kui Soomes. Ehk me peaks selle tuules suutma siis piisavalt palju elektrit toota ja me ei saa kindlasti loota ainult naabritele, sest kõik naabrid ka enne kõike toodavad elektrit sellepärast, et iseendal odavat elektrit saada. Ehk et väga lihtsustatult öeldes vastus Jaani Raimondi küsimusele on see, et neil on taastuvenergia tootmisüksuseid rohkem.
täpselt nii, jah. Kas te täna jälgite ka näiteks seda, et milline on ilm Norras, Rootsis, sajab seal piisavalt palju lund, annab see allikana hüdroelektrijaamadele võimsust juurde? Iga päev jälgime ja selleks on meil terve analüütikute üksus tööl ja me näiteks teeme nädala prognoosi, kuidas Põhjamaade siis potentsiaalne hüdrobilanss muutub nädalaga. Kas ta on pluss-miinus teravatt-tunnid ja ütleme niimoodi, et see võib muutuda mitu teravatt-tundi nädalas. Näiteks kui Põhjamaades sajab palju lund, siis potentsiaalne hüdroenergia bilanss paraneb 3 teravatt-tundi, mis on umbes peaaegu pool Eesti aastast tarbimist ja see tegelikult ei realiseeru kohe, vaid ta hakkab kevadel sulama ja siis tekib reservuaaridesse vett ja on siis hüdropotentsiaal, aga me jälgime palju lund sajab, mis on hüdroreservuaaride tase ja see kõik mõjutab selgelt elektri hinda. Ma arvan, et võib-olla siin on õige aeg nüüd minna selle juurde, mis puudutab hinna kujunemist ehk et rääkida ka börsist. Ja vaatame siin ära ühe video, mille Eesti Energia on ette valmistanud, mis ka juhatab sisse just nimelt selle arutelu, kuivõrd börs mõjutab siis hinna kujunemist. Kuidas kujuneb elektri börsihind? Elektri börsihind muutub iga tund nõudluse ja pakkumise tulemusena. Elektrimüüjad edastavad iga päev börsile tellimuse, kui palju nende kliendid järgmiseks päevaks elektrit vajavad. Nõnda selgub toodetava energia hulk. Seejärel paneb algoritm paika, kes saab börsile elektrit müüa. Kõigepealt pääsevad nõudluse katmiseks turule oma tootmisega soodsama elektritootjad. Näiteks tuulepargid, hüdroelektrijaamad, tuumaelektrijaamad ja päikesepargid. Nende tootmine on soodsam, sest energiaallikad on väga soodsad ja tootmisel ei teki süsihappegaasi. Kui taastuvenergiast piisab tarbimise katmiseks, on ka elektrihind turul soodne. Kui taastuvad allikad ei suuda nõudlust ära katta, siis pääsevad börsile kallimad elektrijaamad, näiteks põlevkivi, kivisöe ja gaasielektrijaamad. Seal toodetud elekter on kallim nii kütuse kui ka CO2 emissioonitasu tõttu. Elektrihinna börsil määrab viimane pakkuja. Kui viimasena katab turul nõudmise näiteks gaasielektrijaam, mille hind on kõrgem, määrabki ta ära selle konkreetse tunni elektrienergia hinna. Siit on hea jätkata kohe Teedu küsimusega, mis on elektribörsil olemise eelised? Ja elektribörs, et mis see elektribörs siis oma olemuselt on? See on turg. Ja hästi lihtsustatud mõtlemine on see, mida me oleme ka viimastel ajal palju kuulnud ja mis inimlikus mõttes on aru saadav, et kui see turg annab meile hinna, mida me näha ei taha, siis turg on süüdi. Ja paneme see turu kinni, likvideerime ära, see on mure murtud. Aga turg on ju olemuselt peegel. Ta peegeldab olukorda, et turuhind on funktsioon nõudlusest ja pakkumisest. Et kui nõudlust on väga palju ja pakkumist ei ole piisavalt, siis me näeme väga kõrgeid hindasid ja see on see, mis ka detsembris juhtus. Nõudlus oli väga kõrge, külmad ilmad, pakkumist ei olnud, tuulenergiat oli vähe, hüdrot ei olnud piisavalt ja hinnad olid väga kõrged. Et kas selle lahendab nüüd see, et me paneme turu kinni? Ilmselt mitte. Et ma olen elektribörsiga olnud päris tihedalt seotud ka ennem Eesti Energiat ja ma arvan, et ma tunnen seda börsisüsteemi päris hästi. Kindlasti on valikuid, kuidas turg võiks toimida ja millised valikud on, nende üle võib rääkida. Täna ilmselt väga põhjalikult ei jõua arutleda, aga ma julgen oma kogemuse põhjal öelda, et see, kuidas Põhjamaades seesama elektriturg on toiminud alates aastast 1998 ehk väga pikka aega ja mis on tegelikult olnud ka ütleme selliseks arengumootoriks Põhjamaades ja Põhjamaades väga hästi aktsepteeritud, siis ma julgen uskuda, et see on päris hea turukorraldus. Alati saab igat asja paremaks teha, aga ma usun, et see, et me oleme saanud sinna Põhjamaade elektrituru osaks, on iseenesest päris hea. Nüüd räägime korraks, et kuidas see turg toimib. Et üks asi, millest me peame aru saama, et energeetika on hästi kapitalimahukas. Et iga elektrijaam, kui me võtame näiteks ühe tuulepargi, et investeering on lihtsalt üle 100 miljoni euro, aga tuulepargi muutuv kulu, kui tuulepark toodab elektrit, on väga odav.
Ja millest muutuvkulu põhiliselt tekib? Ta tekib kütuse hinnast. Aga tuulepargi kütus on odav. Tuul on ju meil muidu käes. Ja et kui see tuulepark ükskord on juba ehitatud ja tuul puhub, siis ta toodab elektrit, mille muutuvkulu on väga odav. Aga tema täisomahind ei ole nii odav, sellepärast et ta peab selle toodanguga, mis ta eluaja jooksul toodab, see 100 miljonit tagasi teenima. Nii et ütleme, et kui ta nüüd kogu aeg nulliga müüks elektrit, siis ta ju seda tagasi ei tooda. Ja selle tõttu ongi, et mis on selle börsi üks väga-väga oluline eeldus on see, et kõik tootjad pakuvad börsile iga päev, igaks tunniks elektrit muutuvkulude baasil. Ja muutuvkulude baasil pakutud elekter on ka näiteks see, et miks me näeme turul vahest väga madalat hinda, isegi nullhinda. Sellepärast, et tuulepargid, päikesepargid, tuumajaamad, nad pakuvadki väga odavalt muutuvkulude baasil sinna hinda ja see tähendab, et nendel tundidel, näiteks tuulepargi puhul võib olla, et täisomahind on 45 eurot, muutuvkulu on 0 eurot. Ja kui me vaatame aastat 2019 tagasi, siis ütleme 2/3 kuid olid sellised, kus tuulepargid tegelikult tootsid elektrit turule alla täisoma hinna. Nüüd täna on tõesti see, et kui nüüd küsida, et kes selle kõrge hinnaga on hästi teeninud, siis selgelt on need elektritootjad, kes toodavad elektrit süsinikuvabalt ja need on tuulepargid, need on päikesepargid, tuumajaamad. Nad on tõesti hästi teeninud, aga osaliselt nad nüüd katavad seda, mida nad ei tootnud eelmistel aastatel, kui nad tootsid alla täisoma hinna elektrit turule. Ja nüüd alternatiiv, et kui me ütleme, et kui sa pakud seal 45 eurot turule ja turuhind on 200, sa ei pea saama mitte 45 või 200, vaid saadki 45. Jah, võib ka nii mõelda, aga siis me peame arvestama sellega, et alla 45 euro ka tuuleparkide puhul ei ole elektrihind mitte kunagi. Ja nüüd on lausa mitu ülikooli on teinud analüüse uuringuid, et kumb siis majandusele või ühiskonnale parem on. Ja on üsna konsensuslikult lepitud kokku, et andmete põhjal, analüüsi põhjal, et see tänane turukorraldus, kus kõik tootjad on oma muutuvkulude baasil turul ja saavad siis selle kõige viimase pakkumise hinna, et see on tegelikult ühiskonnale kasulikum. Et see on konsensus ja see on tõestatud faktiliselt. No Joel ja Raimond täpselt seda küsivadki, et miks kehtib börsil põhimõte, et kallima pakkumise teinud tootja määrab hinna kõigi jaoks. Kas seda võiks muuta? Jah, ma sellele küsimusele natuke ka vastasin, et need on kaks võimalikku lähenemist, et üks on see, et lähme siis kõik tootjad lähevad täisoma hinnaga turule, igaüks saab selle hinna, mis ta pakub, aga siis me neid odavaid hindu ei näe enam mitte kunagi. Või siis, et tõesti konsensus on see, et viimase pakku järgi saavad kõik hinna ja tõesti, kui nüüd nendel hetkel, kui turg on väga kõrgel, siis saavad need süsinikuneutraalsed odava muutuvkuluga tootjad saavad siis päris palju tootlust oma investeeringutele. Aga üks asi, mis on siin küsimuses hüpoteetiliselt vale, on see, et selle viimase hinna võivad põhjustada ka tarbijad. Ehk suured tööstustarbijad Põhjamaades ja ma ei saa välistada, et ka Baltikumis nendel päevadel näiteks, kui seal turuhind küündis 1000 euroni, müüsid oma ette ostetud elektriturule tagasi. Ehk neil ei ole mõtet seda elektrit selliste hindadega tarbida, mis neil küll oli ette ostetud, aga nad müüvad selle turule tagasi, nii et selle viimase hinna võib ka põhjustada tarbija pakkumine. Ehk selles mõttes seda nüüd päriselt öelda, et see on tootja, seda kindlasti ei saa. Hindrek küsib, milline protsent Eestis tarbitavast elektrist ostetakse börsi kaudu? Milline protsent Eesti Energia kontserni ettevõtete poolt toodetud elektrist müüakse börsi kaudu? Ja ma ütlesin, et eelmisel aastal Eesti siis kattis kodumaise tootmisega 72% tarbimisest. Mul päris täpselt numbrit ei ole, aga see oli natukene ilmselt kõrgem kui aasta varem, 2020. aastal. Ja kui me nüüd vaatame, et kuidas see nagu kvartalite kaupa oli, siis 4. kvartalis Eesti tootis väga palju elektrit, enamasti nii palju, kui me tarbisime, lihtsalt sellepärast, et elektri hind oli väga kõrge. Ja siin ma pean küll ütlema, et kui näiteks meie Narva soojuselektrijaamad ei oleks tootnud elektrit 4. kvartalis, me panime käima ka need vanad põlevkivielektrijaamad, mis olid 1,5 aastat olnud reservis, siis oleks hind olnud veel palju kõrgem. Ja see on fakt, et tõesti kõik meie elektrijaamad töötasid, on töötanud ka jaanuaris siin väga palju. Ja see on nüüd seda hinnatippu, et me nägime sealt graafiku pealt, et kui hinnad lähevad kõrgeks, siis tulevad mängu need fossiilsete kütustega elektrijaamad. Me oleme seda hinnatippu tõesti väga palju Eesti oma tootmisega piiranud.
Aga kui me räägime odavast elektrist, siis näiteks eelmisel aastal tuuleenergia kattis Eestis umbes 7% tarbimisest, päikeseelekter 3% tarbimisest. Ehk siin väga lihtne minu nagu järeldus on sellest, et meil on lihtsalt hästi palju rohkem seda tuult vaja elektriks kinni püüda, meil on vaja rohkem tuuleelektrijaamasid. Aga siiski, mis hinnaga Eesti Energia ise müüb elektrit börsile? See oleneb, milline tootmisüksus. Meil on üle 20 erineva tootmisüksus, igal ühel on oma muutuvkulu ja me oleme iga päev selle muutuvkuluga oleme turul. Kui me räägime siin tuulepargist või meie päikeseparkides, seal on see hind nulli lähedane, täpselt nii, nagu ma selgitasin. Ja kui me räägime näiteks põlevkivielektrijaamast, eriti vanemast põlevkivielektrijaamast, kus täna keskkonnamaksud on 85% meie muutuvkuludest, ehk meie saame mõjutada seda 15% ja 85% on meile nii-öelda maksudega ette määratud ja nad moodustavad täna näiteks 1 megavatt-tunni kohta juba 120 eurot. Me paneme sinna mingid muud kulud veel otsa, no ütleme 140 eurot on see, millega me saame minna turule, nii et kui nüüd hind kukub alla 140 euro, nagu täna näiteks on paljudel tundidel, meil on üsna soe ilm väljas, tuult on ka, siis meie jaamad seisavad, me ei pääse lihtsalt turule. Ja kui me nüüd võtame selle, et jah, meie jaamad, põlevkivijaamad ka eelmine aasta päris palju töötasid, mille tulemus oli see, mis ei ole nüüd nii väga hea, et me emiteerisime rohkem CO2 kui aasta varem, ehk 20. aastal umbes 4,9 miljonit tonni, aga kui me paneme sinna hinnalipiku külge 4,9 miljonit tonni korda 100 eurot, mis on tänane siis CO2 turuhind, siis see kvoodi hind, mida me täna siis Eesti riigile loovutame oma eelmise aasta emissiooni eest turuväärtuses on üle 400 miljoni euro väärt. Nii et kui me nüüd võtame seda jah, et me saime elektri tootmisest Narva jaamades palju raha sisse, aga selle eest me nüüd loovutame üle 400 miljoni süsiniku heitme kvooti. Ehk see on Eesti Energia jaoks väga suur raha, see on tegelikult ka Eesti jaoks suur raha, see ühtepidi on see, mille me oleme siis tarbijatena kinni maksnud, aga me loovutame selle Eesti riigile, see laekub Eesti riigi eelarvesse. Ehk et väga lihtsustatult öeldes, te müüsite börsile elektrit, aga see oli see ennekõike kallis elekter, millest te pidite maksma rohkelt makse? Jah, et kui me võtame tõesti, et eriti 4. kvartalis, kus me tootsime siis elektrit rohkem seoses kõrgete hindadega, siis tõesti see oli väga paljuski see siis põlevkivielekter, mille eest me tõesti maksame tänasel päeval väga-väga kõrgeid keskkonnamakse, et see on osa Euroopa Liidu poliitikast. Võtame siin korra selle faktoloogia. Palju meil siis seda taastuvenergia osa on, mida Eestis toodetakse, palju Eesti Energia toodab sellest? Ehk et see pidupäeva elekter, millega saaks börsil kenasti teenida. Jah, et no siin on nüüd 2 vaadet, et kui me võtame Eestis toodetud elektrist, siis on see number päris kena, et ta on üle 40, hakkab sinna 50% kanti minema, on ju tore. Aga see progress on tulnud paljuski sellest, et me lihtsalt põlevkivist toodame palju vähem elektrit seoses sellega, et põlevkivielekter on kõrgelt maksustatud, ta ei pääse turule. Ja kui me nüüd võtame Eestis tarbitavast elektrist, siis on ta umbes 1/4, et näiteks eelmisel aastal, aga sellest omakorda üle poole on siis puidujäätmetest toodetud elekter, et ka Eesti Energia toodab puidujäätmetest järjest rohkem taastuvelektrit ja nagu ma ütlesin, näiteks tuuleenergia meie lõpptarbimisest moodustas üle 7% natukene ja päikeseenergia mingi 3%, nii et see tuul ja päike nüüd kokku, kuigi me sellest siin palju räägime, meie lõpptarbimisest moodustas natukene üle 10%, et seda on ikka häbematult vähe. Ja loota, et naabrid teevad töö ära, et küll nemad investeerivad tuuleenergiasse, päikeseenergiasse, tuumajaamadesse ja me saame tulevikus sealse elektri, et nii lihtne see ei ole, et me kindlasti peame ise oluliselt rohkem ka seda siis süsinikuneutraalset elektrit tootma. Me jõuame selleni, kes on süüdi ja mida oleks saanud teha. Mõned küsimused veel seoses börsiga. Kas Eestil oleks võimalikult kiiresti lahkuda sellelt börsilt, millised oleksid sel juhul sanktsioonid? Ja ma ühe asja selle börsi puhul räägin veel ära, et börs ei arvuta mitte ainult Eesti hinda, vaid börs arvutab kogu Põhjamaade Baltikumi hinda. Ja kui te vaatate börsi hinnas, seal on üks selline sümbol, et Nord Pooli kodulehelt kõik saavad seda huvilised vaadata. See on süsteemi hind eesti keeles ja see on selline hind, mis oleks kogu Põhjamaade Balti elektri hind, kui meil ei oleks ülekandepiiranguid.
ja kuidas see börs hästi lihtsalt toimib, et ta on nagu ühendatud anumate meetod, et ta kogu aeg üritab siis ütleme madalama hinnaga piirkonnast liigutada elektrit kõrgema hinnapiirkonda nii, et nende hinnatasemed ühtlustuksid. Ja kui me näeme hinna erinevusi, see tähendab, et seal tekkis ülekandepiirang. Ehk ühesõnaga, kui on näiteks Soome hind odavam kui Eesti hind, siis ei liikunud piisavat elektrit Soomest Eesti, aga kui on Eesti hind madalam kui Läti hind, mida ka päris tihti juhtub, siis ei liikunud piisavat elektrit Lätti. Ja kui me nüüd vaatame detsembrit, siis väga tihti oli nii, et me Eestis tootsime nii palju elektrit, kui me tarbisime, kõik elektritootmisüksused huugasid, meile tuli 1000 megavatti Soomes sisse, 1000 megavatti läks Läti välja, nii et tegelikult see defitsiit on hoopiski lõuna pool meist. Suur defitsiit on Leedus, suur defitsiit just odavatest tootmisvahetest on Poolas, ehk elekter liigub põhjast lõunasse ja väga tihti Eesti on selline massiivne transiidikoridor. Nüüd on kõlanud sellised arvamused, väga lihtne, paneme Läti piiri kinni. Et võtame kõik head asjad välja ja halvad asjad jätame naabritele, et nii lihtsalt see asi ei toimi, et see elektriturg ongi selline solidaarsuspõhimõte, et kui me nii mõtleme, siis Põhja-Rootsi võiks ka mõelda, et paneme piiri kinni, ärme sinna Soome elektrit müü, et muidu meie elektrihind läheb kallimaks, et naudime oma hüdroelektrit ja kõik. Et me peame ka mõtlema seda, et tegelikult soomlaste mure ei ole see, miks Eesti elekter on kallim kui Soome elekter, vaid nende mure on see, miks Soome elekter on kallim kui Rootsi elekter. Nii et kui soomlased mõtleks samamoodi, et paneme selle Eesti-Soome piiri kinni selleks, et Soome elektrihind oleks madalam, siis tõepoolest ma olen üsna kindel, et kui Soomest Eestisse elekter edasi liiguks, siis Soome elekter oleks odavam, aga seda me ei taha. Nii et selle tõttu me peame aru saama, et see süsteem on ikkagi ta on suure regiooni süsteem, Eesti on siin üks väike osa, et kui kogu sellest süsteemi turumaht on 400 teravatt-tundi, siis Eesti on 8. Nii et see 8 on umbes 5% kogu selle suure süsteemi mahust, et siin ikkagi see turg toimib selliselt, et kõik tarbijad saavad turult alati parima pakkumise ja kõik tootjad siis vastavalt kogu piirkonnale, et kes siis veel turule saavad oma elektrit müüa, isegi kui nende hinnapiirkonnas nad ei mahuks turule, et suuremas piirkonnas nad mahuvad turule ja saavad elektrit ka siis toota. Mulle tundub, et see on jälle Raimond, kes küsib, et kas vastab tõele, jätkuks sellele samale jutule, et Baltikumi kõrgetes elektrihindades on süüdi Leedu. Kui seda süüks saab nimetada, siis see on tõsi, et jah, et meie piirkonnas Leedu on kõige suurema defitsiidiga turg ja seal siis, kui me rääksime Eestis 72% katsime kodumaise tootmisega, Leedus on see protsent kordades väiksem, ta on seal kuskil 20-30% ringis, eks ole. Aga samas näiteks, ütleme, kui siin detsembris olid väga kõrged elektrihinnad, siis Leedus on päris palju gaasitootmisvõimekust, et sellist tiputootmisvõimekust on Leedus jälle päris palju. Ehk siis Leedu kõik gaasijaamad töötasid ja kindlasti oli ka meil abi siin Leedu gaasijaamadest. Samas Leedus on kroonise hüdropumplad, mis aitavad siis madalatel öötundidel akumuleerida odavat elektrit ja pakkuda seda tiputundidel turule, mis kindlasti aitab meid ka tiputundide elektrihinna alla toomisel. Nii et nüüd päris üheselt öelda, et kõik on leedukate pärast meil pahasti ei saa. Aga jah, see vastab tõele jah, et meie piirkonnas tõesti Leedu defitsiit on kõige suurem. Kiidame vahepeal kõiki neid, kes on Eesti Energia Facebooki koduleheküljele oma küsimusi saatnud. Huvi on väga tuntavalt aktiivne, jätkake samas vaimus. On selge, et järgneva poole tunni jooksul me kõigile küsimustele vastuseid ei jõua anda, mistõttu jätke see küsimus sinna kommentaariumisse ja Eesti Energia tublid spetsialistid nendele küsimustele kindlasti vastavad. Aga Hando, jätkame. On palju arutatud ja ka siit küsimustest kumab läbi. Panekski piirid ka ise kinni, me olime ju kunagi ise elektrimüüja, käivitame kõik oma mootorid täie jõuga, võtame kokku, teeme kiiresti ka tuulepargid valmis ja jätkame hoopis sõltumatult, üksinda, tuleme börsilt ära. Jaa, nii võiks mõelda küll, jah, ütleme hästi lihtsustatult, aga tegelikult, kui me natuke tagasi mõtleme ajaloos, et elekter muutus turukaubaks eratarbijate jaoks alles aastal 2013, et sellest ei olegi nii väga palju aega möödas, paljud seda aega mäletavad, siis oli Eestis elektri hind reguleeritud ja ta oli reguleeritud siis Narva põlevkivi elektrijaamade baasilt, kui ma õieti mäletan, hind oli 32,7 eurot
eurot tundub tänapäeval muinasjutt, eks ole, aga seda aega me tagasi ei saa. Isegi kui me läheks ja hakkaks elektri hinda reguleerima, siis kindlasti see odav hind täna ei tule Narva elektrijaamadest. Nendel põhjustel, millest ma rääkisin, et Narva elektrijaamade hind on lihtsalt palju kordi kõrgem. Ja kui me täna nüüd võtame näiteks neid pikki elektrimüügilepinguid, mida me pakume oma tööstustarbijatele, loodetavasti varsti ka Eestis eratarbijatele, siis sealt me saame täna palju odavamaid elektripakkumisi teha pikas perspektiivis, kui me saaks siis põlevkivi baasid teha. Ja näiteks Eesti riik on ju otsustanud, et munitsipaalasutustele tahetakse välja kulutada riigihanget, kus siis tuulepargid saavad osaleda ja pakkuda siis pikki elektrimüügilepinguid ja ma arvan, et kui me täna räägime reguleeritud hindadest, siis see võiks midagi olla. Aga veel kord, et selleks me ei pea elektri hinda reguleerima. Et täna kõikidel tööstustarbijatel on juba see võimalus, kui nad pöörduvad Eesti Energia poole, võib-olla ka mõni teine energiamüüja pakub neid selliseid lepinguid, me saame pakkuda ka täna tuuleparkide või taastuvenergia baasil ka pikemaid fikseeritud elektrihindasid ja tõesti me teeme ka tööd, et hakata neid pakkuma eraklientidele. Ma tean, et meil on siin mitu aktiivset sellist kogukonda või gruppi, kes teevad selliseid kooshankeid, näiteks mingid tarbijate liidud ja korteriühistud ja nad koondavad mingisuguste väiksete tarbijate gruppi ja küsivad siis pakkumisi, et kindlasti need on sellised päris ägedad algatused kogukonna poolt, mida saab teha, ja et me saame neid pakkumisi ka pakkuda ilma reguleeritud hinnata, aga läbi börsi? Ei. Sest Raimond küsib, miks ei saa Eesti Energia klientidele elektrijaamadest otse elektrit müüa? Vaadake, see toimub selles mõttes börsis sõltumatult, sellepärast et börs on ju selline koht, kus elektri hind arvutatakse iga päev, iga järgmise päeva tunniks ja ta on selle hetke referentshind, aga kui me oleme kokku leppinud näiteks oma tööstuskliendiga, et järgmised 10 aastat elektri hind on fikseeritud tasemel X, siis see börsihind seda tarbijat ei mõjuta ja ausalt öeldes minu arust tundubki see natuke pentsik, et enamus Eesti inimesi oma hommikut alustavad kontrollides Eesti Energia äpist või kuskilt mujalt, et mis on täna elektri hind, millal saab elektrit tarbida, sauna teha või pesu pesta ja õhtul magama minnes teevad seda sama, see ei peaks nii olema. Tegelikult inimestel on kõikidel oma elu, nad peavad saama tegeleda oma muude tähtsate teemadega ja ma arvangi, et need, kellele see elektri hind ikkagi on küll oluline, kes seda igapäevaselt tegeleda, me peame pakkuma väljaspool seda börsi, mis tõesti võib väga palju kõikuda sellist hingerahu ja sellised tooted, et inimesed saaks vabalt oma elu elada. Jaanus kirjutab, tootjatel on võimalik börsihinda endale sobivaks suunas reguleerida tootmismahtu vähendades, nagu oleme kogenud, kui tehakse niinimetatud hooldustöid talveperioodil. Kuidas reguleeritakse tootjate tootmismahtu selliselt, et tarbijatel oleks soodne hind? See kindlasti niimoodi ei ole ja ütleme, et ükski tootja ei planeeri tiputarbimise ajale hoolduspause, aga samas me peame aru saama, et tehnika on selline, millega võib midagi juhtuda. Juhtub tuuleparkidega, näiteks detsembris-jaanuaris meil oli hästi palju jäätumisi, et nägite, et kui autoga tahtsite hommikul sõitma minna, autol oli jääkoorik tekkinud peale. Et sama asi tekib ka tuuleparkidele, tuuliku labad, tuul puhub, vihma sajab ja jäätub koheselt tuuliku tiibade peal, tuulik jäätub ära, siis me peame teda puhastama, saama selle jää maha, mingi aeg tuulik seisab ja kohe uuesti töösse, eks ole. See on väga keeruline tehnikale. Tuumajaamades on tõrked, just olen kuulnud, et Prantsusmaal näiteks on antud välja hoiatus, et tuleb erakorralisi remonte teha tuumajaamades rohkem, et mingi 15% tootmisvõimsust on turul väljas ja nii juhtub ka igas tootmisüksuses midagi juhtunud, on erakorralised rikked, et kindlasti tootjad sinna, kus on teada, et hinnad on kõrgemad, tarbimine on suurem, ei planeeri siis hooldusi, need tehakse ära suvel, nii et regi ikkagi rautatakse suvel ära. Ja tegelikult see, et kui tootmisüksus on muutuvkuludega turule pääseb, siis on kõikide tootjate huvi tegelikult teda sinna turule panna, sest siis nad teenivad kasumit. Nii et see väide kindlasti ei pea paika ja kui kellelgi tekib selline tunne,
et mõni tootmisüksus nii-öelda, ma ei tea, mis halbadel eesmärkidel ei ole turule pandud, siis alati on võimalik selles osas ka alustada järelevalvemenetlust ja siis kõikide riikide regulaatorid, Eestis Konkurentsiamet ka selliseid asju suudab menetleda, nii et see oleks tõesti turumanipulatsioon. Aga ma kinnitan, et ei Eesti Energial ka ilmselt ühelgi teisel tootjal lihtsalt ei ole huvi, et nad lihtsalt ei teeni siis raha. Mitu küsimust on teemal. Marek küsib kõigi eest, miks me Venemaalt elektrit ei osta nagu Soome? Ja, ütleme, et see Venemaalt elektri ostmine on selline huvitav teema, et Venemaa väljaspool Euroopa Liitu siis asuva piirkonnana, et kui seal toota elektrit, siis ta sama 85% makse, mida me maksame Narvas, maksma ei pea, sest nemad ei ole neid eesmärke üle võtnud ja CO2 sarnast Euroopa Liidule see maksustatud ei ole. Nii et ütleme, et Narva elektrijaamad paiknevad 2 kilomeetrit Venemaa piirist. Kui nad paiknes teisel pool Venemaa piiri, siis meie muutuvkulu oleks 85% odavam, kui need hästi pragmaatiliselt võtta. Aga miks me oleme 85% kallim? See on selline väärtuspõhine suhtumine, et me oleme kokku leppinud Euroopa Liidus, et meie keskkonnajalajälg peab vähenema. Ja see on selline Euroopa Liidu ülene kokkulepe, see on mingi väärtusruum. Ja kui me nüüd ütleme, et okei, lepime need väärtused kokku, oma tööstuse tapame ära ja ostame siis kõik sisse kolmandatest riikidest, olgu siis Venemaa, Hiina, ma ei tea, Afrika ja reostame seal, siis kas see on see, mida me tegelikult teha tahame? Või et kui meil oli siin see alkoholiaktsiisi teema, et tõstsime alkoholiaktsiisid üles, vaatasime, et alkoholist tekib palju paha ja näiteks president oma vastuvõtul siis vastuvõtuveinid ostab Lätis, sest presidendi kantselei hoiab ju kuludelt kokku, et kuidas seda ühiskond oleks siis võtnud. Et see on natuke nagu see teema, et meil ei ole mitte midagi Vene elektri vastu, aga kui me siin Euroopa Liidus konkureerime, siis me peame konkureerima samadel alustel. Et tootjad peavad olema samas olukorras ja kui siis tõesti Venemaal või kolmandates riikides paiknevad tootmisüksused konkureerivad hästi meie tootmisüksustega, jumala eest, las nad konkureerivad. Ja teistpidi, kui me nüüd siis CO2 maksustame ära, aga elektri ostame Venemaalt, siis ei teki siin ka neid taastuvenergia võimsusi. Sellepärast, et signaal on see, et siia ei ole vaja investeerida ja siis me oleme sõltuvad Venemaast, jõuame aastasse 2025, kui me Venemaast tegelikult eraldume ja siis me oleme ikka hädas. Ehk et kui me tahame maailma päästa, me peame maksma kallimat hinda. Selle elektri eest Venemaa maailma planeedi saatust niivõrd ei hooli, küsib selle eest vähem raha, me küsime rohkem. Avasime järgmise peatüki, mis puudutab seda, et kas me täna oleksime selles kriisis, kui me umbes 10 aastat tagasi oleks jätkanud tuuleparkide ehitamist samasuguse lainega nagu siin 10 tagasi. Kui meil oleks täna Liivi lahe tuulepark valmis, kas inimesed maksaksid sama palju elektri eest? Jaa, kindlasti mitte, lähtus sellest samast jutust, mida me siin alguses rääkisime, nii et tagasi selle juurde kindlasti oleks olukord parem. Aga mis siis juhtus? Paljud inimesed küsivad, miks ei ole 10 aasta jooksul ühtegi suurt uut tuuleparki Eestis kerkinud? See on nüüd väga mitme asja koosmõju, et ilmselt tõesti see võib-olla see nagu põleplatvorm ei olnud nii hästi käes, see ühtepidi peegeldus üsna madalates elektrituruhindades. Nii kui ma ütlesin, et kui me vaatame siit tagasi näiteks 5 aastat, et selliseid perioode, kus elektri hind turul on olnud selline, mis tasub investeerimist uude näiteks tuuleparki, on üsna vähe. Ja tarbijatel on loomulikult see väga suurepärane aeg, et ongi olnud odavat elektrit, pole väga palju pidanud oma elektriarvetele tähelepanu pöörama, võib-olla on mõni energiaefektiivsuse teema jäänud tahaplaanile, sest ta ei ole olnud lihtsalt põletav teema, see energia on olnud meile suhteliselt odavalt käes. Ja võib-olla on ka ta energiapoliitika kujundajate vaates natuke tahaplaanil, ka poliitiliselt ei ole antud selliseid tugevaid signaale, et jah, et on vaja tuulepark ehitada, et kui me nagu mõtleme viimasele sellisele tuulepargi poliitilise toetusmeetmele, see lõppes aastal 2016, tänane aasta 2022 ja nüüd tuleb uus vähempakkumine siis sellise turustabiilsusmehhanismile, mis siis võiks anda hoogu tuuleparkide investeerimisele. Neid pakkumisi oodatakse aastaks, siis selle aasta jaanipäevaks ja nad valmis peaks saama aastaks 2026.
noh, kui me nüüd vaatame seda, mis meil täna käes on, et kas see on piisav tempo, noh, võime öelda ilmselgelt, et ei ole. Et me peaks liikuma palju kiiremini ja me peaks liikuma kiiremini energiaefektiivsuse meetmetega, me peaks palju kiiremini investeerima taastuvenergia võimsustesse ja poliitika peaks andma meile ka palju tugevamaid sõnumeid, et me seda kõike peaksime tegema. Nii et noh, ütleme, et me võime kõik vaadata peeglisse, igaüks meist tarbijana, kindlasti Eesti Energiana, me peame vaatama peeglisse ja ütlemegi, et noh, oleks ju suurepärane, kui meil täna oleks tuletootmisvõimsusi palju rohkem, nad toodaks uhkelt raha ja kõik oleks väga hästi. Aga samas Eesti Energia poolt ma võin öelda, et me oleme teinud viimase 6 kuuga 4 investeerimisotsust suurtesse tuuleparkidesse, mis on kõik tehtud vastu turgu ehk vastu neid samu siis pikki elektrimüügilepinguid, mida me oleme sõlminud üle 1000 tööstustarbijaga Balti riikides. Nii et see on olnud see vähim, mida meie saame teha. Me oleme pakkunud mingisugust rohelise elektri fikseeritud hinda pikaks ajaks kuni 10 aasta. Oleme andnud siis tarbijatele hingerahu ja samas oleme saanud teha ka investeerimisotsused ootamata seda, mida siis poliitikud plaanivad teha. Millal esimene või järgmine tuulepark Eesti Energial Eestisse kerkib? No Purtse tuulepargi investeerimisotsus on nüüd kommunikeeritud, sellest ma saan rääkida, me oleme ka ju börsiettevõtte, me ei tohi rääkida seda, mida börsisüsteemi kaudu ei ole avalikustatud, aga see info läks välja. Ta ei ole liiga suur, 21 megavatti, aga sealt peaks tuuleenergiat hakkama tulema juba järgmise aasta esimeses kvartalis, nii et on tõesti üks park, mis nüüd üle tükke Eestisse tuleb. Palju küsitakse ka selle kohta, et tuumajaam, teie seisukoht tuumajaama osas. Miks valitsus ei loo tingimusi tuumajaama rajamiseks, küsib Lauri ja seda jätkab ka Rein. Palun pikemat ja põhjalikumat juttu tuumaenergia teemadel. No, pikemat ja põhjalikumalt tõenäoliselt võib-olla Eesti Energia kommenteerib seal kommentaariumis, aga lühidalt. Et noh, hästi lihtsalt, et tuumaenergia, noh ilma tuumaenergiata maailm ei saa, kui me tahame globaalselt seda ära teha, noh mida me oleme lubanud, et Euroopa Liit siis 2050 süsinikuneutraalne ja Hiina on näiteks öelnud 2060 ja kui me täna võtame seda, et Euroopa Liidus 70% energiast tuleb fossiilsetest allikatest ja maailmas koguni üle 80, et kui me tõesti tahame seda teha, et noh ma ei kujuta ette, et ilma tuumaenergiata me hakkama saame, et olukorras, kus ka inimesi sünnib juurde, kõik tahame paremini elada, tarbimine suureneb, see ei ole võimalik. Aga nüüd tuumajaam Eestisse hästi lihtsalt, et kui täna selline reaktor, mida noh, siis maailmas arendatakse, on 1200 megavatti on kõige väiksemad ja sealt üles. Ja Eesti selline suvine tiputarbimine on seal 700 megavatti ümber, et noh, see tänapäeva reaktor ei mahu lihtsalt Eestisse, me oleme liiga väiksed. Ja kui me räägime siis nendest väikestest moodulreaktoritest, mida on siin räägitud, siis no seda tehnoloogiat täna maailmas ei ole. See on ka fakt, siin me oleme kõik ühel seisukohal, selle väljatöötamisega tegeletakse, erinevad arendajad, erinevad maailma riigid sellega tegelevad. Me loodame siin täpsemaid uudiseid saada selle kümnendi lõpuks ehk aasta 2030 ja vot siis me saame analüüsida, et kas see väike moodulreaktor on noh, ütleme, turvalisuse poolest midagi sellist, mida me Eestisse tahame, pluss kas ta oma hinna poolest on konkurentsivõimene näiteks Liivi tuulepargiga või siis kõikide muude tehnoloogiat, Liivi tuulepark koos energia salvestamine ja nii edasi. Ja kui ta on, siis jumala eest ja kui mingi investorite grupp arvab, et see on hea mõte ja Eesti ühiskond tahab, et Eestis saaks tuumariik, siis ta võib tulla ja kui siis hakatakse ehituse ettevalmistamisega tegelema, siis ta võib tekkida aastal 35–40. Aga no sinna peaaegu 20 aastat minna, nii et ütleme lühikeses perspektiivis olukorras, kus näiteks Liivi tuulepark on täna juba keskkonnamõjude hindamise staadiumis ja võiks juba aastal 2028 toota elektrit, umbes pool Eesti tarbitavast elektrist võiks tulla Liivi tuulepargist. Lihtsalt ajahorisondis need asjad on väga-väga erineval tasandil ja isegi kui me kõik paneme poliitilise jõu ja kiirendame seda tuumajaama ettevalmistamist, no see tehnoloogia ikkagi tuleb alles kümnendi lõpuks ja siis saame alles hakata ehitusest rääkima. Aga ka Liivi lahe tuulepark on 2028, nagu te mainisite. Liidia kirjutab. Meil on vaja lahendust, kiiret lahendust, et elektri hind muutuks tarbijate jaoks taskukohaseks.
ükskõik millised oleksid teie seletused hetkeolukorrale, viitab see kellegi tegemata tööle. Tarbijad ei saanud seda ette teada, et spetsialistidel on töö tegemata. Küll on spetsialistid oma tegemata töö eest igakuiselt prisket töötasu saanud. Elekter on meie ajastul siiski esmatarbekaup ja nii peaks see ka jääma ja see, et elekter muudeti üleöö luksuskaubaks, see on kuritegu oma rahva vastu. Joel jätkab. Mida on selles veel vaja teha, et Eesti kohalikud võimud tõesti ka turuhinda tulevikus alla tooksid, et ei juhtuks nii, et Eesti tootmisvõimsuste arendamine kaob nagu tilgak elektrituru merre ja hind on turul Eesti tarbija jaoks ikkavõrd samavõrd kõrge. Ja ikkagi küsitakse lahendus lühikeses perspektiivis. Kas see, mida me nägime sel talvel, jätkub järgmisel sügisel? Ja ma ausalt öeldes olen kõikide nende kogu selle frustratsiooniga nõus. Sellepärast, et tõepoolest, et see on midagi sellist, mida oli raske ette näha. See tõus oli meeletu lühiajaliselt, ta oli ootamatu, ta on pannud nii siis kodused tarbijad kui ka tööstused väga keerulisse olukorda veel kord. See on täna Eestis ja kogu Euroopas inflatsioonimootor, ta kindlasti see energia hind kallinemine kandub edasi paljudesse toodetesse, teenustesse, me näeme rekordis inflatsioone. See ongi kõik väga raske. Ma olen sellega absoluutselt nõus ja ma ei taha siin üldse vaielda, aga et kas me leiame siin ühe süüdlase? Ilmselt me ei leia, sellepärast, et me kõik, nagu ma ütlesin, saame peeglisse vaadata, et kui me täna võtame näiteks, meil on üle 500 000 arve, mida me iga siis kuu välja saadame, kui me võtame selle arvete paletis, me näeme tõesti, et meil on hästi palju selliseid tarbijaid, ikka enamus, kelle elektriarve ei ole üldse üle 100 euro. Ja me näeme ka neid, kes on juba päris ammu oma elektrihinna fikseerinud ja nendel ei ole ka elektrihinna kallinemist. Ja see on ju kõik see olnud, mida on saanud kogu aeg teha. Ja see, et börsihind on olnud justkui ütleme selline jalutuskäik lillepõllul, eks ole, et ongi saanud selliseid väga-väga soodsaid hindu, aga teine pool ongi see risk, eks ole, et tõesti ühel hetkel oligi see hind väga odav, aga nüüd, kui see börsihind on üles läinud, siis tarbijad saavad väga kiirelt sellega endale nii-öelda arve peale, et meie tõesti saame teha seda, et me pakume järjest paremaid ja mõistlikumaid hinnafikseerimisvõimalusi kõikidele tarbijagruppidele. Et see on see, mida saab teha. Et ükskõik, mis see börsihinnaga juhtub ja ta jääb kindlasti heitlikuks ja mida rohkem tuleb juhitamatuid elektritootmisvõimsusi turule, seda heitlikumaks ta muutub. Ühel hetkel võime näha nullilähedase hindu ja samal hetkel, mingil hetkel ta võib olla ülikõrge, aga kui see elektrihind on fikseeritud, siis tegelikult kõik saavad rahulikult oma elu elada. Aga ütleme, kui me tagasi tuleme siia energiaefektiivsusesse, tõesti vaadata korraks üle, et mida me saame teha, et lihtsalt energiat vähem tarbida, korraks lasta infrapunakaameraga oma kodud üle, mõelda selle peale, et kuidas me üldse oma elamist kütame, vaadata tarbimise juhtimist, mitte siis päris ütleme niimoodi sisse-välja lülitamisega, võib-olla mingi targema lahendusega, ise elektrit tootes, ütleme tõesti oma tarbimise katmiseks päikeseenergiat toota. Eesti Energia on siin kõikidele ka partneriks nii selle päiksejaama planeerimisel kui ka teenusena päiksepargi väljaehitamisel, et ise ei peaks isegi investeerima. Salvestid järjest rohkem ja kiiremini tasuvamad, et ütleme ka päeval oma toodetud päikseenergiat salvestada öö tarbimiseks, öist odavat elektrit börsilt salvestada, tarbida päeval kui salvesti pealt, kui elektrihind on kõrge. See on kõik täna juba tegelikult reaalselt võimalik. Ja see on see, mida me teha saame. Et igaüks saab oma nii-öelda tarbimise järgi mõelda, mida mina teha saan. Eesti Energia pingutab väga, et meie teenused oleks kasulikud klientidele, mugavad. Ja kindlasti on siin poliitika kujundatel ka, mille peale mõelda. Sa tabasid naelapea pihta, et mina olen kõik need vead enda elus teinud, et ma elan 58. aastal ehitatud majas, mis on soojustamata vanade akendega, kus on gaasiküte ja kus infrapunakaamera näitab, et igast nurgast puhub läbi. Et nüüd, pärast seda, kui ma lükkasin seda kõike edasi, et küll ma jõuan, olen ma selle ette võtnud ja loomulikult seisan ka valiku ees, kas ma peaks panema päikesepatareid katusele. Oskad sa mulle öelda? On siis mõtet panna või ei ole?
Kindlasti on, et noh, ütleme kõige esimene asi on see, et kui üldse mõelda, et millesse investeerida, et siis oma energiaarvet juhtida ja tegelikult ka selle läbi, eks ole, keskkonda investeerida on ikkagi energiaefektiivsus. Meil on Eestis väga-väga palju hooneid, kus nii-öelda, nagu sa ütled, tuul puhub läbi, et energiaefektiivsus on väga madal. Millised aknad, milline isolatsioon, et see on ühtepidi energiaarve, teistpidi oma keskkonda, ka tarbimata energia, nii et siin on väga-väga palju teha ja valitsus just eelmine nädal tuli ka välja, et valitsus plaanib toetada seda siis erinevate meetmetega päris suurte summadega, et siin tasub silmad lahti hoida ja just nüüd võtta see ette, et see on kindlasti siin äratuskell, nagu sa ütled. Aga päikeseenergiat täna vähemalt oma tarbimise ulatuses toota on kindlasti väga mõistlik ja see tasuvus on ka üsna kiire, nii et seda ma kindlasti soovitan. Eestis on täna üle 10 000 juba päikeseelektrijaama, enamus neist ongi tehtud vastu oma tarbimist ja tasub ka kindlasti selle peale mõelda. Raimond küsib, kui päikeseenergia on odav, siis kuidas seletada Eleringi suhtumist menetlusaegadesse 630 päeva? Eleringi tööde maht on alla 200 000, aga tööde teostamist ootame pea 2 aastat. Ei tea detaile. Ma julgen öelda nüüd Elektrilevi poolt, et kodu päikeseelektrijaamad saavad menetletud väga kiiresti ja seda ma julgen lubada, et kõik need jaamad, mis on seal kuni 15 kilovatti, mis on enamasti sellise koduse tarbimise katmiseks ja mis tavarežiimis võrku ei müü, saavad kiiresti menetletud ja ka liidetud, et sellele oleme väga-väga palju tähelepanu pööranud. Kui me nüüd räägime mingist suuremast tootmisüksusest, seal ma ei tea mitmesaja kilovatisest või isegi megavatisest, siis me peame saama aru, et siin on väike selline konflikt, et kindlasti on suurt päikeseelektrijaama lihtne ehitada, kuna see võib olla hektar või isegi rohkem maad kuskile, kus on õre asustus, aga seal ei ole tarbimist. Et see elekter tuleb sealt kuskile juhtida, siis kus on tarbimine. Nii et nendes piirkondades, kus on palju tarbimist, ka suuremate päikeseelektrijaamade ehitamine ei ole probleem, aga väike konflikt siin on, et näiteks Harjumaal, Tanja lähedal, kus oleks lihtne ühendada, et siin on tarbimist palju, siin lihtsalt ei ole sellist maad, kus neid suuremaid parke teha, aga kui kuskil näiteks Hiiumaal, millest on palju räägitud, või Kagu-Eestis, kus oleks sellist maad, seal võib kohati juhtuda, et võrgus niimoodi lihtsalt ei ole võimekust, tuleb investeerida, see võtab aega, tuleb projekteerida, maaomanike kokku leppida, et uusi liine ehitada ja nii edasi, et paraku see võtab aega, aga ka seal ma luban, et me oleme seda muret kuulnud ja me tõesti mõtleme, kuidas kiiremini neid võimsusi ühendada, et kui keegi tahab investeerida, et kuidas see siis võrku ühendada. Sest fakt on see, sügiselt tuleb sama olukord tagasi. Ja see jääb veel umbes 3, 4, 5 aastaks. See nüüd nii väga fakt ei ole, et jah, tõsi on see, et meil on siin mitu sellist määramatust, et tõesti üks on ilm. Kas me kaunist talve sellist, nagu me siin detsembris nägime, tuleb, et me siin oleme ju paar talve näinud, et meil olid 100 aasta kõige soojamad talved. Ka see meile tundub juba normaalsus, et ma arvan, et see päris normaalsus ei ole, et meil võib kauneid talvi tulla ka edaspidi. Näiteks üks suur muutuja, mis saab Vene-Ukraina konfliktist, et kui see konflikt eskaleerub, see võib mõjutada väga palju kogu majandust, võib-olla see majanduse buum saab korraga otsa, võib-olla energiahinnad hüppeliselt tõusavad, näiteks nafta, gaas, need hinnad, mis otseselt mõjutavad kogu energiakompleksi, võivad taevasse minna, sellepärast et varustuskindlus pudeneb ära, nii et jah, siin on paljusid, väga palju määramatusi, võib minna hästi, aga võib minna veel palju hullemini. Aga ei ole nii, et järsku kõik teevad need suured investeeringud ära, nii nagu kunagi gaasikütte puhul räägiti, et see on tuleviku kütteseade, kõik tegid selle ära ja siis nüüd selgus natukene aega hiljem, ma sõidan mõnikord Bolti taksodega, küll need kiruvad gaasitaksosid. Ehk et just kui tegid enda jaoks hea ostu, aga tulemus on käes. Võib-olla paari aasta pärast kõik tuleb jälle otsast peale. Gaasiseade tuleb vahetada õhksoojuspumba vastu, siis vahetada õhk-vesisoojuspumba vastu. Võib-olla maaküte ka ei ole enam kõige parem lahend. Jah, see lühikeses perspektiivis võib olla see maailm tõesti ebaõiglane ja mõni, kes näiteks vahetas värskelt õlikütte välja väga kaasaegse maakütte vastu, detsembris nägi oma arvet, ütleb, et pagan, miks ma seda tegin. Aga ma arvan, et nii lühikese vaatega ei tasu neid investeeringuid vaadata ja kui sellist investeeringut mõelda on tõesti, et kõik investeeringud, mis vähendavad energiatarbimist, on mõistlikud, olgu see siis pirni vahetamine või soojustuse investeeringud,
investeering ja 2 kõik tehnoloogiad, mis nii-öelda vähendavad keskkonna jalajälje pikemas perspektiivis on võitjad, nii et kui me suudame kasutada rohelist elektrit, vähem tarbida efektiivseid lahendusi seal soojuspumpas, mille efektiivsus on juba ligi 6 korda, toota ise kohapeal elektrit, nii et kõik see võrgu ja maksukoorem jääb sealt vahelt välja, need on ka kindlasti pikas perspektiivis võitjad. Tarmo küsib, miks mitte kevadel, suvel, sügisel kasutada börsipõhist hinda ja talvel fikseeritud hinda? Nojah, see on nagu see, mis ma rääkisin, et see ei ole nüüd selline pakett, et me nopime kirsse ja kõik selle ebameeldiva osa jätame naabritele, et see toimub komplektis, et meil on valida, et kas me nüüd oleme Põhjamaade Baltikumiga nii-öelda ühes väärtusruumis, jagame head kui halba ja ühes turupiirkonnas või siis ei ole. Ja täna me oleme leppinud, et me oleme, jagame nii head kui halba, et kui on vaja lätlasi toetada, siis toetame lätlasi sama põhimõttega, soomlased toetavad meid ja kindlasti on ka hetki, kui leedukad toetavad meid, kuigi neid hetki täna, kus meie toetame leedukaid, on rohkem, aga nii, et me nopime siit ainult kirsid ära ja jätame kõik selle halva siis naabritele, see ei ole kahjuks võimalik. Aga eratarbija, ma arvan, minusuguseid on tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid, kes tõenäoliselt ei teadnudki, kellega ta üldse lepingu kunagi sõlmis, rääkimata sellest, kas tal oli fikseeritud või börsipakett. Nüüd ma järsku hakkasin seda vaatama. Mis ma peaks tegema täna? Peaks fikseerima hinna või ei peaks? Kui see elektrikulu on sulle oluline ja seda saab igaüks nüüd hinnata, kui sügavalt see detsembri arve siis kriipis, eks ole, et kui ta oli oluline, kui see näiteks põhjustas mingite muude kulude olulist ülevaatamist, mida väga paljud Eesti pered või ka ärikliendid selgelt pidid tegema, siis ta on oluline kulu ja siis tasub igal juhul mõelda selle hinna fikseerimise peale. Ja kui sa fikseerid, siis see kulu muutub etteaimatavaks. Kas ta hinda fikseerida täna, kus energiakompleks on nagu üsna kõrge, kui vähegi kannatab, võib-olla seda täna ei ole mõtet fikseerida siis, kui see olukord natukene rahuneb, võib-olla siis esimene hetk on kuskil kevadel või suvel. Et aga ka täna juba, ütleme need, kes detsembri algul fikseerisid näiteks, on täna juba tegelikult saanud ju siin oluliselt oma arveid väiksemaks. Aga on vist selge, et kui ma nüüd kevadel hakkan fikseerima, siis ka pakkujad on sellised talvele mõeldes juba pakuvad oluliselt kangemat hinda kui aasta tagasi. Neid fikseeritud pakkumisi on erinevaid, see sõltub nüüd sellest tarbijast, sõltub perioodi pikkusest, kus fikseeritakse ja kindlasti tasub need pakkumised kõik läbi võtta ja läbi vaadata ja analüüsida enda jaoks, aga ma arvan, et oluline on see, et vaadata, et mis see hind siis saab olema, mis on minu tarbimine, mis saab olema minu nii-öelda talvine või siis suvine elektriarve, kui see mulle vastu võetav, siis ära fikseerida. Ja kui nüüd, ma ei tea, aasta pärast tekib see, et oleks ju 2 senti odavamalt, et sellepärast ei ole mõtet põdeda, sellepärast et ta on nagu teatud mõttes nagu hingerahu, ta on kindlustuspoliis ja kui ma saan sellega elada, ma tean, et kui sellised hüpped peaksid veel seal börsil toimuma, et see mind ei puuduta ja minu kulu on nagu lukus, ma saan rahulikult siis mitte hommikut õhtut Eesti Energia äpiga alustada, vaid elada oma elu, et sellel on ka mingi väärtus. Meil on jäänud viimased 3 minutit, halastamatult on seal aeg lennanud, küsimusi on veel, näiteks Marek küsib, kas vesinik on tulevik? Ja vesinik energiasalvestustehnoloogia on tulevik, sellepärast, et just täpselt nii, nagu sa ütlesid, et praegult aktiivselt kõik investeerivad tuule päikeseenergiasse. Ka Eestis võib juhtuda, et tuule päikeseenergiast me võib-olla ka suvel mingitel tuulisel päiksepaistese juunipäeval oleme taastumenergia eksporti ja kogunisti juba, mis võib tähendada, et hinnad võivad olla väga madalad, seal 0. Ehk siis salvestada seda energiat, vesinik on kindlasti võimalus. Ja ka Eesti Energia uurib seda väga aktiivselt, et ma ei välista, näiteks kui Liivi tuulepark tuleb, et 2/3 läheb otse elektriturul, aga 1/3 salvestame vesiniku. Liivi lahe tuulepark tuleb siis, kui ka kohalikud inimesed on nõus. Mitte seostades seda olukorda nüüd konkreetse küsimusega, aga Tarmo küsib, kas uutele tuuleelektrijaamadele vastuseisjaid saaks kuidagi sanktsioneerida? Ma arvan, et pigem neid tuleb mõista ja nendega tuleb suhelda, et ma olen ise nüüd aastaid kogukondadega tegelenud ja otse nende inimestega väga palju suhelnud ja kui me suudame samastuda, et nendest aru saada, siis tegelikult see dialoog on ka tulemuslik. Ja ma arvan, et Liivi lahe tuulepark on üks näide, kus me saame kogukondadega hakkama. Julgen tänast öelda, sellepärast, et me oleme kõikide need huvigruppidega kohtunud viimati siin novembrikuus ja meil oli väga hea diskussioon. Me oleme nendele
selgitanud, millised keskkonnamõju uuringud, 17 paragrahvi, mida me uurime. Me oleme selle lähteprogrammi nendega läbi arutanud, me hoiame neid kursis, kuidas me liigume ja ka tulemustest räägime nendele. Me arvestame nende sisendiga ja lisaks me oleme selgelt välja öelnud, me jagame ka sellest tuulepargist tekkivat kasu kogukonnaga ja see kasu jagamise mudel on ka hästi oluline. Et nad saavad nii kohaliku omavalitsuse eelarvesse midagi laekub, kui ka selle otseselt mõjupiirkonnas olevatele elanikele ja lisaks ka see, et millised töökohad sinna tekivad, et me juba ette selle teeme väga selgeks. Nii et see kompromiss on võimalik, aga ka arendajad ehk siis meie vaatan peeglisse, ega meie oleme sellest protsessis palju õppinud. Tundub sulle nüüd lõpetuseks, et selles elektri hinna šokis on tajutud, külm dušš on üle käinud meist kõigist, et see on kõigi meie ühine panus, et me kõik peame mõistma, et see on meie ühine pingutus, et see elektri hind alla tuleks. Alustades sellest, et me peame taluma võib-olla Pärnu rannas neid tuulikuid seal umbes 20-30 kilomeetri kaugusel. Jah, kindlasti. Ma arvan, et eks ongi ühiskonnal olnud selline tõsine äratus, kel ühtepidi see, et see odav energia ei ole iseenesest võetav ja see, et me kõik peame midagi selleks tegema, et ütleme ühtepidi, et meie energiaarve oleks talutav ehk see keskkonnajälele vähenemine päriselt juhtuks, et see ei ole mitte Eesti Energia harjutus või mõne poliitiku harjutus, vaid see puudutab meid kõiki. Ja kui me päriselt tahame, et ka keskkonnavaates meie tulevik oleks jätkusuutlik, et siis me peame kõik midagi tegema ja tõepoolest, ja mina saan lubada, et Eesti Energia on selle teema võtnud väga oluliselt ette. Me oleme lubanud, et 2045 me oleme süsinikuneutraalne ja ka me aitame oma klientidel vedada seda teekonda nii, et rahakott ei saaks väga pihta ja ka aidata koos lahti mõelda, et mis oleks siis ABC ja millest alustada, kuidas liikuda. Selle ABC leiab muu hulgas ka Eesti Energia koduleheküljelt internetis ja kindlasti jagatakse seda informatsiooni ka Eesti Energia Facebooki koduleheküljel. Paraku siin peame sellele otseintervjuule joone alla tõmbama. Me täname kõiki neid inimesi, kes küsimusi esitasid, küsimusi oli palju ja kõigile neile, kes on jäänud vastuseta, proovitakse ikkagi spetsialistide poolt esimesel võimalusel see vastus anda. Tund on täis, Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees, suur tänu ja suur tänu veel kord kõikidele küsijatele ja ma usun, et see formaat ju, kui ka mitte kriis ei jätku, mingil moel jätkub vähemalt Eesti Energia erinevates interneti või Facebooki kanalites.